Tere, minu nimi on Allan. Mul on seljas Wordloppeti esimesed suusariided. Need valmivad siinsamas Tartus, Tartu maratoni sünnilinnas. Ma kutsun sind vaatama, kuidas me neid valmistame. Tere tulemast tootmisse. Siit saab alguse spordiriiete valmistamise esimene tsükkel. Ühe suusajaki valmistamiseks kasutatakse 6 erinevat kangast. Põhikangas peab olema tuulekindel, külmakindel ja veekindla töötlusega. Põhikangana kasutamegi siis tuulekindla membraaniga lamineeritud kangast. Selja jaoks kasutame vähe hingavamat materjali ja omakorda seljavoodriks paneme väga hea niiskust kehast eemale juhtiva dry-yarn töötlusega kangast. Kui kangas on jõudnud juurdelõikus laua peale, pannakse siia peale kile, mis tekitab sellise väga tugeva vaakumi. Vaakum on selle jaoks vajalik, et kangas ei nihkuks ja iga millimeeter oleks väga täpselt välja lõigatud. Digitaalselt on siis lõiked on arvutis paika pandud ja vastavalt kogusele siis nii-öelda robot lõikab selle kõik kanga ilusti välja. Detailid komplekteeritakse ilusti ja pakendatakse kokku ja liiguvad edasi juba trükki. Wordloppeti disaini puhul oli tõenäoliselt kõige keerukamaks või kõige suuremaks ülesandeks see, et säilitada pikka ajalooga organisatsiooni ajalugu kuidagi ka disainis. Mitte toota midagi megatrendikat, midagi väga uut, aga midagi sellist, mis oleks ka Wordloppeti sõitjatele midagi äratuntavat. Tänaseks päevaks, ma arvan, Momoost on läbi käinud 100 erinevaid disaine, mis puhtalt siis puudutavad graafilist poolt. Toodete detaile, toodete lõiked on meil üle 3000 ja see annab päris hea hinnangu minu arust selle käside hulgale, mis disainerid siin majas teevad. Nagu te ülalkorrusel nägite, disainerite töö jõuab siis lõpuks alla siia printerisse, milleks on siis spetsiaalne printer, spetsiaalsed värvid, spetsiaalne paber. Et sellised detailid trükitakse üks ühele välja, mis on siis juurdelõikus masina juures juba eelnevalt välja lõigatud. Siit edasi liigume siis sublimatsiooni pressi juurde, mida meie hellitavalt kutsume ahjuks. Väljaprinditud paber ja juurdelõikusest tulnud kanga detailid tuuakse siis siia sublimatsiooni pressi juurde, mis siis läheb sinna rullikute vahele circa 200 kraadi juures ja väga suurel survel sublimatsiooni värv muutub gaasiliseks ja pressitakse siis kanga kiududesse väga sügavale sisse. Tulemus on väga ilus, värviline ja vastupidav. Ühe toote valmistamiseks kasutatakse kuni 5 erinevat õmblusmasinat, et iga masin teeb oma operatsiooni ja oma tsükli, et see on ühe hea spordiriide valmistamiseks väga oluline. Kui tooted on õmblusest valmis saanud, toimub siin laua peal viimane kvaliteedikontroll ja pakkimine. Mul on hea meel, et ma sain teid endale külla kutsuda ja tutvustada lähemalt Momolandi tegevusi.